Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimist tasuta. Tere head kuulajad, käes on 9. juuni ja siin on Geeniuse digisaade ja täna on meie 3 jalaga taburitil 2 jalga ehk saatejuhte on 2 tükki, Hans Lõugas ja Karin Pildure. Räägime tehnoloogia uudistest, mis viimasel nädalal on meid siin kõigutanud, raputanud, huvitav on olnud või siis natukene imelik on tundunud. Ja räägime, kuidas äpiga saab enda isikut tõestada, kuidas streamingu teenused muutuvad ja neid maksustatakse. AI rubriik tuleb ja räägime, millega suvel ringi sõita. Me hakkame siin palju uudiste rubriigiga peale. Lõppenud nädalal saime teada selle kohta, et on valmis eelnõu heakskiidu saanud Riigikogus. Eesti parlament lubab nüüd teha seda, et kui te lähete ja peate kuskil tõestama oma isikut, siis juriidiliselt on ka täiesti sobiv, kui te teete seda nüüd edaspidi äpiga. Et ei pea plastikust, ID-kaarti või lausa väikest passiraamatukest kaasas kandma, vaid mobiil ja seal Eesti riigi äpp. Ja see kõlab nagu hea uudis, on ju? No jaa, siin kohe peaks siis tehnilisest otsast kinni võtma ja parandama sind, et sa ütlesid, et ei pea enam kaasas kandma seda plastikuid ja kaarti, aga tegelikult vist iga nagu peab, sest et see äpiga tuvastamine ei ole selles mõttes nagu kohustuslik sellele teisele poolele. Ehk et see võib siis välja näha niimoodi, et mul on küll taskus riigi äpp. Ma ütlen, et palun tuvastage mind, aga see teine pool ütleb mulle viisakalt, et palun jaluta koju ja too see plastik, sest minul ei ole mingit kohustust selle äpi järgi sind tuvastada. Ma võin seda teha, aga täna ma veel ei viitsi seda teha. Sul on õigus, see nagu poolik uudis on ju, et on juriidiliselt pädev, kui mina võtan lahti oma selle Eesti riigi äpi ja siis alustan seda tuvastamisprotsessi, aga ma ei saa juriidiliselt nõuda, et teine pool seda ka teeks. Just, ehk see välja näeb siis tehniliselt niimoodi, räägime sellega lahti, et see uudis siis tuli Justiitsministeeriumist ja see tähendab seda siis, et sellest äpist kuvatakse selline QR-kood siis, mis kehtib mingi 30 sekundit ja siis see teine pool oma poolelt ka sama äpiga siis skaneerib selle koodi ja siis saab sealt siis vastavuse sinu isikuga ja võib ka siis näha selle tuvastatava inimese mingit pilte ja ma ei tea, terviseandmeid võib-olla ei või näha, aga põhimõtteliselt ta saab siis nagu kusagilt poolt veenduda, et see inimene, kes talle seda koodi presenteerib, on selle näoga ja on see inimene, kes siis tegelikult see isik seal taga on. Ja iseenesest see lahenduse mõte ongi väga üllas ja hea ja iseenesest, et see nüüd hakkab juuli keskel siis juba lausa tööle, on ka väga hea, aga selle sama teate juures on siis selline tore lause, et kutsume siis kõiki nüüd üles seda siis nii-öelda tuvastama, et neid erasektorit ja ma ei tea, ka riigisektorit kutsume üles ja kõiki muud kui kutsume üles, aga juriidiliselt seda ei saa siis nõuda, nii et jah, me jääme täpselt minust sinna samasse kohta nagu nüüd kinni, et kui ma lähen autoga sõitma ja mul ID-kaarti ikkagi kaasas ei ole, aga see äpp juhtumisi on, siis mis nüüd siis saab, et politsei onu peab mind kinni ja kas ta siis nüüd on ka nii IT-teadlik. Vaat see on eraldi küsimus, mida te politsei ja sellele on vastus olemas. Politseist ütles nende büroojuht, et politsei kontrollib isiku samasust, kas isiku tõendava dokumendi korra alusel, biomeetria alusel, inimese ütluste põhjal ja kontrollides andmed vajalikest infosüsteemidest. Sa võid nagu veenda või kui sa näed välja nagu Alar Karis ja ütled, ma olen Alar Karis, siis nad vaatavad sealt, et äkki sa oled ka Alar Karis. Jaa, võib-olla tõesti, et näeme nagu tonti vale koha peal, et äkki täna, ma pean ka tunnistama, väga tihti unustan ka tõesti mul kõik need kaardid, igast ID-kaardid ja pangakaardid on kuidagi lihtsalt sellise ühe nutsakuna pigem käes ja tihti ma unustan need üldse kaasa võtta ja õnneks või kahjuks ei ole mul olnud politseiga sellist kokkupuudet, aga ma olen ka nagu mõelnud, et äkki õnnestub siis mul kuidagi veenda, et kui nad teevad päringu siis vastavasse baasi ja näevad. Siis neil tuleb sinu pilt ette ja nad vaatavad juba pildi samasust. Ja ka PPA büroo ütleb ka, et riigi äpp on peamiselt suunatud erasektorile, kus siis teenusepakkujad saavad ise otsustada, kas see on sobiv nende jaoks isiku samasuse kontrollimiseks. Et me hakkame nägema ilmselt seda väikest reklaami, et kuule, tule meie, mis siis on, kasiinosse või?
et siin ukse peal saad riigiäpiga sisse või meie ööklubisse sa saad sisse riigiäpiga, kui sul me oleme nagu riigiäpi toetav. Nagu olid meil kleepsud, et saad maksta viipemaksega, nüüd saad tuvastada ennast riigiäpiga. Ja suur asi on minu arvates meditsiiniteenused, et kui perearst perearstiks, aga sa lähed mingisuguse eriarsti juurde kliinikusse, tavaliselt sa pead võtma ID-kaardi kaasa, et sina oled see siin. Isegi hambaarsti juures on küsitud, kui ma olen läinud paar korda käinud mingisugus kliinikus, kus ma varem ei ole käinud, esiteks näita ID-kaart ja siis vaatame sinu seda arsti aega ja nii edasi. Et kui meditsiini need asutused võtaks selle omaks, oleks väga suur mure vähem, et mul on see arsti aeg, mida ma olen 8 kuud oodanud, nüüd tulen ja siis pagani ID-kaart jäi teiste pükste taskusse. Ja eks neid kohti on igal pool, mis tahes, ma ei tea, võtate kas või prooviks kusagilt mõne auto, siis on vaja teha leping ja teie dokumendist koopiat ja neid kohti on igal pool, kus seda dokumenti siis justkui ei peaks olema, piisaks sellest äpist, nii et jah, selle uudise kokkuvõte on see, et nüüd on see võimalus olemas ja siis pall on justkui visatud siis riigi poolt osaliselt erasektori poole, aga teistpidi sama pall maandub ka riigi enda pool. Et siis võiks öelda niimoodi, et äkki riigisektor siis suhtuks sellesse kuidagi eriti niimoodi, kuidas ma ütlen, näiteks head eeskuju. Ehk et just nimelt riigiasutused võiks olla siis esmalt need kohad, kes ütlevad kohe, et kui te tulete sinna meie boksi, mis on näiteks nii-öelda see passilaud või mis see moodne sõna nüüd sellel on, kus neid dokumente kätte saab ja kus on tundide pikkused järjekorrad, et seal võiks ka siis juba olla võimalus, et võib-olla ennast kuidagi pidi selle äpiga näidata või tuvastada, kui sa tahad seal mingeid asju ajada. Ja vaatame siis edasi voogedastuse maailma ja Glen, sina oled minu arust ka siin mitte vähe möllanud nende AI muusikageneraatoritega, lausa isegi albumi välja andnud vist, kui ma õigesti mäletan. Ja nüüd on see tüli, mis on ju kestnud siin aastaid, läinud nii kaugele, et need plaadifirmade gigandid kavatsevad lõpuks jõuda lepinguni nende AI muusikatootjateni. Ilmselt siis hakatakse selle eest maksma. See kõik on jah segane, et siin peab nagu vaatama seda ajatelge või üldse võib-olla tegema sellise kerge tagasi ja üle ja edasi vaate, et see oli eelmisel aastal, kui plaadifirmad ehk siis seal olid siis Universal Music Group, Warner Music Group ja Sony Music Entertainment võtsid oma advokaadid ja rahad kokku ja algatasid kohtuasja siis Suno ja Udio vastu. Suno ja Udio siis teatavasti on need 2 kõige levinumat platvormi, mis teevad AI muusikat. Ja süüdistasidki neid autoriõiguste rikkumises ja ütlesid, et teie olete meie artistide muusikat palju kuulanud ja nüüd tänu sellele siis saavad suvalised või suvalised inimesed või teie kliendid siis raha eest või mitte raha eest teha sama ägedaid lugusid, nagu meie artistid on teinud. Ja kaebasid kogu selle asja kohtusse just selle mõttega, et siis neid treeningandmete eest ei ole makstud nende artistidele midagi. Ja et see ei ole siis nii-öelda see, kuidas see eestikeelne sõna on, sellel fair use või et... et sa ei kasuta mitte õiguspäraselt justkui tarbimiseks, vaid sa selle pealt toodad ise uut sisu ja muusikat ja ei austa selle õigusi. Just ja nüüd on aga siis plaadifirmad saanud aru, et eks maailm läheb sõltumata sellest edasi, mida nemad tahavad ja nüüd on nad oma nõudmisi, on muidugi vale öelda, et see kohtuasi ei ole kuskile kadunud, aga see on siis võib-olla nii-öelda seal tiksumas tagaplaanil, aga plaadifirmad on nüüd tulnud välja natuke sellise hea politsei jutuga, et hoopis on Suno ja Udio juurde, et teeme hoopis nüüd sellised litsentsilepingud, mis siis võimaldaks teil meie muusikat nüüd kasutada seaduslikult ja plaadifirmad oleks ka huvitatud sellisest tehnilisest lahendusest, et sarnaselt nagu on YouTube'il see Content ID, mis siis teeb sellise nagu sõrmejälje sellest visuaalsest või audiovisuaalsest või audioteosest, et samamoodi sellist treenitavast muusikast ja tehtud muusikapaladest oleks võimalik sellise sõrmejälje abil siis tuvastada, kelle teoseid on kasutatud, millise tulemuse nimel. See tundub mulle praegu väga segane ja keeruline, aga sellist lahendust plaadifirmad nagu tahaks suruda,
et siis et tekiks nagu olukord, kus ma tellin siis loo ja see kõlab juhtumisi nagu mingisugune kuulus Universal Music artist, siis just nimelt see kuulus Universal Music artist saab nüüd raha ja loomulikult saab ka raha Universal Music siis selle pealt, et vaat see lugu nüüd kõlab samamoodi. Sellise mõttega on nad tulnud välja ja on tulnud ka välja siis mõttega, et äkki paneme natukene leiba siit ka ühte kappi, et teatavasti ju kui Spotify alustas, siis ka osalusprotsendid olid seal ju plaadifirmadel natuke suuremad, et siin aegade vältel on need vähenenud, aga kui ma ei eksi, on seal täna seni plaadifirmadel osalusi, noh ka striimingu teenustes. Ja samamoodi oleks siis plaadifirmad nüüd huvitatud, et äkki hoopistükkis võtame väikse osaluse veel teie businessist siis nii Audio kui Suno puhul. Et nii-öelda nüüd mitte siis enam kurjaga, aga pigem nagu heaga, et nad on nagu aru saanud, et seal liigub ikkagi raha, seal liiguvad inimesed ja lõpuks, et mida me siin vaidlema, kulutame metsikult raha advokaatide peale ja tegelikult lõpuks võib-olla see meie klientuur on nagu natukene nagu sama. Mõnes mõttes see ei ole üllatav, et nad igasuguse selle suure ähvardamise ja kohtuasjade eesmärk on ju tihti maailmas, Ameerikas eriti jõuda mingisuguse diilini, on ju. No nii see on. Et nad selle lööks siis käed ja keegi kellegile maksaks. Et ma ei imestaks, kui nad mingid ettepanekuni jõuavad. Mis teeb selle nagu huvitavaks ja ka mõnedele valuksaks jälgida on see, et seal on kolmas osapool. Üks on need tehnoloogiafirmad või siis AI-firmad, tehisintellektifirmad, siis on need muusika labelid. Kolmas osapool on artistid. Ja juba praegu me teame, kui verised on mõned artistid striiminguteenuste peale, mis on ju ka tehnoloogiafirmad, kuidas jah, et ma nüüd kuulajana saan maksta selle eest, mina kui kuulaja arvan, et kõik on legaalne, maksan iga kuu, aga artist ütleb, et minuni jõuavad selle sendid, see on ebaõiglane. Ma ennustan, et see võib olla veel vihasem reaktsioon artistide poole pealt, et kuule, Universal, et sa lõid käed selle Sunoga, kes maksab nüüd väikse dollarikese ja siis Universal saab rikkamaks, aga need artistid, kui palju see nendeni jõuab, väga kahtlane. Ja seal on, need aspekte on siin nii palju, see on hästi sul segapudru, et lõpuks ka need artistid, kes siis on tõesti teinud diile või kokkuleppeid nende suurte 3 plaadifirmaga, neid on ikkagi suhteliselt vähe kõikidest tänastest nii-öelda artistidest, igaüks meist võib täna olla juba artist. Et tegelikult nii-öelda need, keda esindavad need suured ja kus liigub palju raha, need kipuvadki olema nagu väga-väga suured, et need on täna nagu sealpool seda lauda, kes siis väga häälekalt nagu nii-öelda pigistavad neid AI-firmasid. Aga teistpidi on maailmas selle püramiidi alumises otsas, ma julgeks pakkuda nagu väga metsikus koguses artiste, kes pigem oma loomingus võib-olla juba väga kavalalt ka seda AI tööriista kasutavad, sest et siin sama uudisega paralleelselt, kus see plaadifirmade nüüd selline sõbralik läbirääkimiste jutt tuli, Suno kohe siin teatas ka, kuidas ta tõi siis juurde päris huvitavaid uusi lahendusi oma platvormile, et tuletame meelde, et veel aasta tagasi põhimõtteliselt sellised kirjutasid, mis sa tahad ja ütlesid, et loo pealkiri on Kati Karu ja tee lugu ja sellega sinu osalus justkui piirdus, aga nüüd on juba võimalik tellida ka Sunolt stemmid, stem tähendab siis nagu seda nagu riba, et muusika on jagatud stiilis trummideks, bassiks, kitarriks, klaveriks ja lauluks. Et on võimalik tellida need read nüüd eraldi, võimalik on sinna anda ka oma sisend, stiilis, et ma ümisen mingi viisijupi või annan hoopis oma mingisuguse muusikalise mõtte ja siis AI genereerib sellele midagi juurde, saab ümber tõsta, saab järjest enam nagu tegelikult sealt kätte nüüd sellist nii-öelda poolfabrikaati, et see tähendab seda, et kui ma nüüd olengi nagu päriselt artist või teengi päriselt muusikat või oskan ka pilli mängida, on mul võimalik nüüd seda Suno taolist või neid keskkondi juba kasutada palju rohkem ka sellise, nii nagu me täna kasutame ChatGPT-d, võib-olla paljud inimesed oma tavatöös, et juba ma põrgatan sinna mingeid ideid, ma ei saa enam kätte nagu seda valmis hamburgerit nüüd, vaid ma saan põhimõtteliselt kotletisalati ja kastme nüüd eraldi juba kätte. Ja tegelikult see osa nendest artistidest, kes juba selle teenuse sellist külge kasutab, tarbijatena on ilmselt väga-väga suur ja kui sealt tuleb nüüd juhtumisi võib-olla samas stiilis, ma ei tea, mingisugune motiiv või käik, keda esindab juhtumisi selle sama suure plaadifirma kuulus artist ja nüüd seda kasutab nagu siis
100 sellist väiksema kaliibri artisti. Et see ongi selline tore nagu segapuder, kus pead ja jalad ja motiivid ja rahaliikumised ja kasutusvaldkonnad kõik nagu seda siis sõlmuvad kokku. Jah, no selles on sul õigus ja ilmselt sai huvitava tähelepaneku, et kui need AI siis nii-öelda jõudlusega tööriistad muutuvad paindlikumaks, siis võib-olla on see reaktsioon, et ma teen praegu midagi käsitsi, nüüd tuleb üks AI firma asendab mind, võtab mu töö ära, on selline väga valulik reaktsioon ja ma räägin, et muusikast on mujal ka. Tegelikult asenduda hoopis sellega, et me leiame siis ta, nagu ütled, integreerida oma tavapärasse töövoogu, et Eestis kuulsaim popartist viimasel aastal teeb väga palju albumidegi just. Muusikaga, mis ta nimi oligi, aga mida ma tahan öelda on see, et kui kunagi raamatupidajad töötasid paberipliiatsiga ja konkreetselt pidasid seda raamatut, Exceli tulekuga nad ei jäänud kõik tööta, vaid nad olid tohutult tõhusamad ja ma ei tea, sellised valgekraelisi töid tuli üha rohkem juurde, mida saad Exceliga teha, ehk meie produktiivsus kasvab, mis ei tähenda, et need inimesed istuvad tööta kodus, vaid me saame palju rohkem asju teha palju efektiivsemalt. Võib-olla on see ülekantav muusikasse, et sul on vaja seda loomingulist alget inimeselt, aga ma saan teostada oma loomingu tänu siis Sunole või millegile muule palju vähema vaevaga. Seda küll, aga siin on üks selline ka huvitav nüanss, mida ei saa ka nagu alahinnata, et seni, kui me võtame nagu sellise, tõmbame siit korraks siit pildilt, lükkame nagu sellise AI muusika või üldse sellised hüpertööriistad nagu kõrvale, inimestele üldiselt meeldib austada või kuulata nagu teiste inimeste talenti, et kui me kuulame APA lugusid, siis nad on tõesti kõik geniaalsed, nad on sellises stiilis, nad on sellises võtmes, sest et see on nende meeste ja ka naiste käekiri, eks ole. Ja see on just see, mis teeb nad selliseks unikaalseks, ägedaks ja kuulatavaks, et kui nüüd keegi tuleb ja ütleb tehisintellektile, et kuule, tee mulle nüüd sellises stiilis terve plaaditäis muusikat, siis see kahtlemata ei ole enam originaalne, et vaja nagu mingisugust originaalsust, et see on nagu selline hästi huvitav nüanss täna, et kui mina nüüd kasutan seda AI-d, kust ma leian selle originaalsuse, sellepärast et see AI võib mulle tehniliselt tegelikult tehagi võib-olla väga ägeda seade produktsiooni ja võib-olla isegi ka mingi meloodilise motiivi. Aga see, et see meloodiline motiiv oleks võib-olla nagu, mul ei tule eestikeelne sõna pähe, nagu läbiv joon minu loomingus, see on nüüd see, mis seni on olnud nagu inimlik pool. Ehk et mul on nii-öelda nagu, nimetame seda siis oma käekiri, eks ole, et kui ma olen mingisugune edukas artist, ma teen sellises stiilis lugusid, sellises muusikat, see stiil või see käekiri on see, mis tuleb nagu sellest inimlikust poolest. Et kui see pool hakkaks ka tulema puhtalt AI poolest, siis tekibki küsimus, et mida ma sellisel juhul hindan. Ja kui sa teid siin võrdlust nagu raamatupidajate ja tööga, siis muusikaga ongi pigem võib-olla lõpuks see pool, et selline sunotahuline keskkond annab mulle tegelikult võimaluse genereerida sealt poolt oma lemmikmuusikat, et ma ei tea, ütleme näiteks, et mulle meeldib selline mingisugune mahe džäss nagu Mezzo Forte on, ma lähen sinna Sunosse ja ütlen, aga tee mulle palun selline album ja ma kuulangi seda täpselt sama stiilis muusikat, mis küll ei ole see nii-öelda originaalne Mezzo Forte. Sa mõtled kuulajana, et sa kuulad täna muusikat, mis on unikaalselt sulle tehtud. Just, mis ongi minu muusika, see AI tegigi sellise muusika mulle ja see kõlabki väga ägedalt, väga hea soundiga, võib-olla on seal ka väga ägedaid meloodilisi lahendusi ja see kõik ongi väga äge ja tegelikult see omamoodi võtab siis hoopis tüki ära nüüd nagu sellelt artistilt, selles mõttes ma ei lähe nüüd teda kuulama sinna Spotify'sse enam, aga kui me nüüd raha liikumise poole pealt vaatame see, et nendest kopikatest jõuaks nüüd midagi, siis päris Mezzo Forteni, kui ma selle näite puhul räägin, vaat see on täiesti omaette teema, sest et tõesti... Aga siin võib olla 2 eraldi kasutusjuhtu või kuidas on eesti keeles use case, aga üks on nii-öelda sinu, see mida sa kuulad omale muusikaliseks taustaks oma pühapäeval või töötegemise kõrvale ja sa saad selle AI-ga täpselt enda soovi järgi promptida, milline see muusikaalbum on. Aga teine osa on sotsiaalne pool muusikast, et me räägime, kuule sa kuulsid seda lugu, kas meeldis sulle inimesed nagu, see on muusikas ju tohutult võimendav ja see popstaari efekt on ju. Ja seal on võib-olla just see sunode AI muusika, see produktiivsuse osa, et sa pead ikka olema artist,
sul oma käekiri, oma mingisugune visioon, lihtsalt AI võimendab, et sa saad seda teha kiiremini ja ägedamalt. Aga ma just tahtsingi vahele segada, et see ongi seesama pool, mida siis inimene ise tekitab, eks, et see on, et ükskõik toome näiteks siin meie tänavuse eurolauliku, eks ole, et mille lugu oli ju ka puhtalt klassika, nii-öelda plagiaat, kui me kasutame seda sõna, eks ole, sellest vist oli see Sevilla habemaaja ja kus see motiiv oli pärit, aga kõik see lugu ja kõik see esitus, mis seal ümber oli lihtsalt tõstetud sellisesse teise kastmesse ja oligi niivõrd äge, et keegi teine seda niimoodi ei teinud. Ehk et tegelikult see inimese roll, artisti, interpreedi, kuidas me iganes nimetame, on alati väga oluline. Et see ongi see, et võib-olla tavaline inimene nii heas või kui tavalisemas mõttes, ta ei tahagi olla mingisugune artist, keda laval miljonid vaatavad ja ta ei lähe sinna sunosse sugugi selle mõttega, et kirjuta mulle nüüd järgmine Eurovisiooni võidulugu ja nüüd ma lähen seda ise esitama. Ta ei tahagi, ta tahab sealt lihtsalt kuulata mingit lugu, aga teistpidi see inimene, kelle see ambitsioon on, võib ka täna kasutada sedasama keskkonda just nimelt selle mõttega, et anna mulle sealt hea meloodiline sisend, anna mulle need stemmid või need read ja ma panen sealt ise midagi kokku ja ma kasutangi seda nii, nagu selles sinu näites siis raamatupidaja kasutas Excelit, eks ole. Et see on lihtsalt üks järjekordne tööriist, et kui me mõtleme siin, ma ei tea, kas või räpp on hea näide, et kui tulid sellised sample'i põhised põhjad ja beatid, eks ole, siis tegelikult oluline seal peal ei olnudki nii väga võib-olla see beat, mis seal all oli, aga just nimelt see sõnum, see räppari versioon, see feeling, eks ole, et see, mis ta seal kokku nüüd keevitas tänu igasugustele tarkadele abilistele, mis tollel ei olnudki AI, aga oli lihtsalt tegelikult nagu ikkagi muusikatükid, nagu pildikult Lego. See andis lihtsalt sellise vundamendi sellele, aga see mõte oli unikaalne, see mõte oli originaalne ja seal taga pidi nagu olema siis ikkagi mingi artisti versioon või visioon. Ja muide samal teemal lõpetuseks ma ütlen, et siin on mul sihikul, millest me saame ka võib-olla kunagi rääkida õige pea, retromeediumid. Ma teen parasti kassettplayerite võrdlust, sest et kassetid ja vinüülplaadid on vaikselt kogu aeg rohkem levimas ja just üks pool ongi see, et sellised indie-artistid ja väiksemad tegijad ja nad pigem nagu eelistavadki seda sotsiaalse poole nimel hoopis oma muusikat välja anda kassetil näiteks. Ehk et see on nagu äge. Ma tean, et kui ma ostan täna selle kasseti, siis ma toetan otse seda artisti. Mul on tükk nagu tema visioonist, ma saan võtta selle kätte, saan kerida linti ja kui internet ära kaob või isegi elekter ära kaob, saan ma seda kassetti oma playeriga kuulata. Nii et see on nagu päris selline omapärane, kuidas ma ütlen, siukene nina-nips keerdkäik justkui ajaloos, et ühtepidi see muusika tarbimine ongi väga massiline, voogedastustes käib kogu aeg see vaidlus, kes saab raha ja kuidas see kõik ära ei tasu. Kuulajad justkui ei taha midagi maksta, aga teistpidi hakkab tekkima vaikselt hoopis neid inimesi, kes nagu maksaks midagi, aga tahakski maksta nüüd selle asja eest, mida ma saan kätte võtta ja seostada otse selle artistiga. Ja, aga võib-olla me räägime korra edasi veel sellest AI teemast, kuna meil on mõtlesime ka arutada korra uue mudeli üle, mis tuli välja, kuna see natuke läheb ju kokku selle produktiivsusega. Claude 4 Anthropikult tuli välja, mis siis on ju, võite küsida, sest et tõesti neid tuleb nagu seeni pärast vihma, ongi siin hooaeg on üsna lühike ja Anthropic üks ju suurtest Google'i ja OpenAI ja Meta kõrval, kes on ikkagi oma mudelite sellise kvaliteedi osas ütlevad, et see on väga hea. Claude 4 nende väidete kõrval on nüüd siis kõige parem AI mudel, näiteks programmeerimiseks, parem kui OpenAI O3. Ja kui see välja tuli, mõtlesin väga tore, et me ei tee saadet siin tarkvaraarendajatele või tarkvaraarendajatest, vaid pigem laia silmaringiga tehnikateadlikele inimestele. Mis siis nagu sellest teha ja ma jõudsin sellise mõtteni, et see Claude 4 ja ka olgem ausad, aga O3 ka ja teised annavad nüüd, jällegi ma ütlen kohe ära, et ma ei räägi programmeerijatest, vaid annavad nagu sellise igale inimesele sellise baasprogrammeerimisvõimekuse. Ja see on nagu väga huvitav. See on isegi asi, mille peale ma ütleks, et võib-olla inimesed justkui ei tulegi tegelikult, et sellise võimaluse annavad sulle täna, ka ChatGPT-st mainimata kõik need uued mudelid, kes siis vähem, kes siis rohkem, ehk et
nad aitavad sul teha asju, milleks sul ennem võib-olla kompetentsi üldse polnud. Ma toon huvitava näite, ma mäletan 10 aastat tagasi või nii, üks nutikas koolipoiss sai 18, tahtsi autojuhiluba teha ja Maanteeameti seal sõidueksami järjekord oli mingi 6 kuud. Ja see pidi minema sinna veebilehele Maanteeametile klikkima eksami aegadele, kui keegi on tühistanud, siis said aja homseks või järgmiseks nädalaks. Ja poiss oli nutikas, programmeeris ise sellise programmi, mis käis seal Maanteeameti kodulehel vaatamas seda ja tänu sellele sai 6 kuu asemel, ma ei tea, paari nädalaga autojuhiloa sõidueksami tehtud. Tal oli see eelis oma klassi või eakaaslaste ees. Ta oskas programmeerida, eks ole. Ja nüüd, tegelikult on igaühel see võimekus olemas. Mul oli see, et mul väga häirib Elroni veebisaidi aeglus. Ma tahan vaadata rongi aega ühest kohast teise, kus ma lähen, et kas ma praegu käin poest läbi või lähen otse peatusesse ja ma kulutan selle peale 10 sekundit. Sinna pead sisse vist toksima selle sihtkohad ja asjad. Seda ja siis ta laeb ja võib öelda, et mis ära ei ole 10 sekundit, aga kui ma seda teen 2 korda päevas või nii, et siis see on ikkagi tüütu. Ja siis ma rääkisin Cloud4-ga juttu ja tema programmeeris mulle, mina siis viisin see ellu ja panin selle koodi käima. Programmi, mis mulle iga hommik teeb mu sõidugraafiku minu enda lehele, võtab Elronist need ajad, Elroni veebilehelt ja ma ei pea ootama enam, ta näitab minu rongi peatuse aegu. Ja see siis, kuidas see tööprotsessis välja nägi, sa lihtsalt ütlesid, mida sa tahad? Rääksin, mis ta tahab, siis ta arutasime, kuidas seda võiks teha, et kas ma jooksen oma arvutisse, selle panen tööle ühe korra või ma tahan iga öö ta näiteks tooks mulle homsed rongi ajad, siis ta paneb GitHubi, et tasuta näiteks hoida selle tasuta kontool, et see töötaks. Leidsime välja nagu nii programm, mis teeks töö ära, kui ka see hosting või jooksutamine. Ja see on asi, kui ma ei ole programmeerija või arendaja, ma ei tea neid asju. Ja see AI mudel teeb mulle selle eest ära. Aga sul ikkagi pidi endal, sul on mingi veebisait olemas, mille nii-öelda server või see on ka GitHubis. Või see on GitHubis. Neid on väga palju erinevaid selliseid kohti, aga arutasime, et kõige lihtsam on selle GitHub, et see jookseb seal, see veebileht töötab, ma saan seda vaadata oma mobiilist, sest minuga see kasutusjuht on see, et ma sõidan rattaga rongi peale. Ma võtan rattaga sõidu ajal välja selle telefoni, mobiili ja siis vaatan rongi aega. Ma ei taha trükkida. Ta mõtles ka selle läbi, et see on mobiilile optimeeritud. Veel lihtsustatumalt siis rääkida, et sa nagu esindad praegu inimest, kellel ei ole nüüd mingisugust oma veebilehte ega mingisugust oma teenusepakkujat, vaid sa lihtsalt siis GitHubist. Internetis on täis neid kohti, aga Cloud teab neid. On ju. Just, et sinna sa siis selle tema loodud koodijupi nii-öelda tõstsid ülesse ja siis sellise jutu käigus siis tuunisid seda natukene ja siis ta käib nüüd seal Elroni lehel, vaatab sealt neid aegu ja siis teeb tööd. Mul on oma see. Ja see, ma öelda, see on hüperspetsiifiline probleem minul isiklikult, aga igal ühel võib olla elus, ma ei tea, 3, 4, 5 mingit asja, kui ma oskaksin mõelda, et kuidas ära lahendada, ma oleksin programmeerijas, ma teeksin nagu see poiss, et kuidas ma selle eksima aja saan, aga enamus inimesi ei mõtle sellele. Nüüd nende AI mudelitega meil on kõigil võimalik kuidagi palju rohkem enda ümber seda maailma automatiseerida ja tarkvara tööle panna. Ilmselt need inimesed, kes tegelikult ka programmeerimisest aru saavad, koodi kirjutamisest ja käskudest, kindlasti ka AI-d selles mõttes kasutavad pigem rohkem kui vähem, see on ju ilmselge. Sest et pigem on nagu täna olukord see, et sa võidki nende keelemudelite käest küsida väga palju ja juhul, kui sa saad juba sellise väljundi sealt või kuidas me nimetame sisendist väljundist, kust poolt vaadata. Et kui sa saad sealt sellise tulemuse, milles võib-olla mõned kohad ei ole päris nii, nagu sa ise tahaksid, annab sulle väga suure eelise ikkagi see, kui sa nagu mingil määral orienteerud. Et selles, sa oskad võib-olla üle vaadata, et äkki on see kood vähem optimaalne, rohkem optimaalne, aga kahtlemata annab see nagu sellise baasi sulle kätte. Ma ise mäletan siin mingi, kas see oli juba aasta tagasi või lihtsalt huvi pärast sai ka proovitud tollel ChatGPT-le öelda, et ta kirjutaks sellise JavaScripti baasil sellise 3D mootori mudeli, nagu oli algeline Wolfenstein, mis oli ennem Doomi, et sa lihtsalt siis mingisuguse verise tüübiga jooksed mööda ekraani ringi ja nooltega juhitada ja põhimõtteliselt see graafika oleks siis nii-öelda ruumiline ja töötaks ja
ja ennäe imet, et ta oli ju võimeline, põhimõtteliselt andiski mulle selle sama koodi, ütles, et palun tõsta see nüüd oma veebilehele või mine brauseriga vaata seda. Ja loomulikult ta kasutas seal neid library'sid või neid, kuidas nüüd eesti keeles teek või neid katalooge või lahendusi, mis olid üsna nagu standardsed, et see ei tähendanud seda, et ta nüüd ise siis mõtles välja mingisuguse uue 3D mootori ja kõike selle käima pani, et ta tegi sellise lahenduse, mille peale programmeerijad ütleks, et et mis see siis ära ei ole, et tõmba sealt need ja igaüks teeb, aga tegelikult igaüks ei tee, kui igaüks ei oska mitte midagi teha, siis ta ei tee, aga täna näed, palun väga, sa ütled talle, et tee mulle selline keskkond ja see töötas, ma sain seal ringi joosta ja see nägi täitsa siuke välja nagu omaaegne Wolfenstein, et veel 3 sammu edasi ma oleks võinud teha sellise mängu valmis ilma igasuguste programmeerimisoskusteta, mis 30 aastat tagasi oli mis 30 aastat, see oli isegi veel mõned aastad tagasi täiesti mõeldamatu. Jah, et pigem on see, mille peale sa tuled, et sa võid selle mängu teha nagu sinu näite puhul, et ma ei tea, mul lapsel sünnipäev, see nagu näeb mingi kuulus mäng välja, aga tema on selle mängu peategelane näiteks. Ma ei tea, mingi Super Mario, aga peategelane on see inimene, mis iganes. See oli ka selline lihtsustatud näide, et loomulikult täna teha mäng, mis näeb välja 30 aasta vanune, ilmselgelt ei ole võib-olla tõesti midagi erilist, aga lihtsalt nagu see sama rongi näide või mis tahes muu näide tähendab seda, et tegelikult neid valdkondi, kus täna võiks olla abi nendest generatiivsetest abimeestest, nii keelemudelitest kui siis siin muusikategijatest, kui videotegijatest, kui pildigeneraatoritest. Et see võib olla sellises kohas, mille peale sa nagu ei tulegi, et sa tegelikult saaksid hoopis ju nii teha. Ehk et selle jutu sisu ongi pigem see, et tasub korraks oma vajadused, mõtted ja asjad üle vaadata ja äkki leida, et ahaa, et seal võiks selline kratt nii-öelda küll ju mulle väga abiks olla. Ja see mõtteviisi muutus on, ega see lihtsalt ja ilmselt igaüks leiab iseendale sealt võib-olla midagi, kui leiab, nii et tasub ennast harida. Jaa, aga väga oluline puudutab see nüüd siis nii teksti, pilti kui muusikat või ka programmeerimist. Et seal on see oluline pool, et inimene peab ise suutma nagu selles tulemuses nagu nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, orienteeruda või ta peab nagu mõistma, et kus siis jookseb see piir, et see asi on võib-olla toimiv, töötav või see on nõme või mitte töötav või et kas või nagu teksti puhul, eks ole, et sa võid täna ju ka küsida mis tahes keelemudelilt omale nii-öelda lõpukirjandi, aga kui sa ise oled täiesti kirjaoskamatu, siis sa ei suuda hinnata, kas see kirjand on hea või ei ole. Aga kui sa oled väga kirjaoskav, siis sa saad võib-olla väga hea tulemuse, sa saad kohe aru, et tõstame 3 sõna siit lausest ringi, tõstame need ka ringi ja see tulemus on väga-väga hea ja sa hoidsid meeletult kokku oma aega, aga ainult tänu sellele, sa ise olid ka veel pädev, et see on nagu selline natuke käsi peseb kätt, et sa ei saa olla ikkagi nagu päris põmbea ja loota, et see AI nüüd teeb kõik sinu eest ära ja siis on nii sa pead seda, et sa pead ise orienteeruma sellest teemas, on vaja ka selleks, et küsida õigeid küsimusi. AI puhul, tegelikult ju ongi AI puhul on see küsimuste küsimine, ehk eesti keeles see promptide või mitte eesti keeles, vaid vastupidi inglise keeles prompti, ehk siis selle õige küsimuse küsimine viib sind eduni. Nii see on jah, et algab küsimusest, aga samas pead sa aru saama ka selle vastuse sellisest tasemest. Ja kui see vastus lendab sul nii-öelda, kuidas see ingliskeelne termin on, see whoosh üle pea, eks ole, siis on ka jälle natuke pahasti, sest et siis võibki juhtuda, et mul tuli siin lihtsalt üks täitsa meelevaldne näide meelde, kas see oli Piletilebi, mis firmas oli, kes jõulukampaanias aastavahetusel saatis mingisuguse sooduspakkumiste mingi pilt, kus siis oli tore sümfooniaorkester ja et tee kingitus oma sõbrale, aga siis kui saaksid lähemalt vaatama, siis kõik pildimehed olid zombid. et see nagu näitab, et nii päris ei saa, et kui sa nagu aru ei saa, et ikkagi viiulit mängib zombi, siis ei ole võib-olla hea toon nagu AI-lt seda küsida, et siis tasuks küsida seda inimkunstnikult, kes ilmselt zombisid ei joonista. Nii et jah, inimfaktor on oluline. Jaa, no aga vaatame siis edasi ja võib-olla lähme hoopis teise valdkonda, teise teema juurde, lähme toast õue, lähme sõidame ringi, suvi on ju käes ja
kaugel see sügiski ei ole, vabandust tuju rikkumise pärast, aga liikuda on vaja nii siis, kui on suvel puhkus, kui ka juba tagasi tööl, koolis, kus mujal. Ja sellepärast, Glen, sina proovisid nüüd väga suure hulga kaherattalisi sõidukeid ja selliseid, kus 2 ratast on üksteise taga, mitte paralleelselt, eks? No, rahvasjast tundub kui tõukaratas. Rahvasjast tundub kui tõukaratas ja loomulikult tunnustan sind selle eest, et sa ütled, ma proovisin suure hulga, tegelikult suur hulk oli täpselt 5. Ehk et või no ütleme 6, tehnilisemast 6. Aga jah, 6 siis linna või sellist, jah, ütleme linna tõukeratast elektrilist. Ja oli põhjust, selles mõttes põhjus oli lihtsalt see, et olid tõesti uued mudelid. Et kui ma alguses selle jutuga Voltride'i jälle läksin, Voltride on teatavasti meil kõige selline suurem nende elektriliste liikurite müüja ja üldse tegeleja. Et kas saab neilt sellise valiku kokku, siis selgus, et kõik sellised tuntumad firmad ja need kõik on ka, kõlab liiga uhkelt, et need ongi umbes 2-3, on siis toonud ikkagi välja uued mudelid. Sest et ma eelmisel aastal ka minu arvates tõukeratastega möllasin. Ja kindlasti, muidugi, et käisime ka ju testimas neid ka lauluväljaku ja nõlvade peal ja tegemas mingeid asju ja alguses oli nagu tunne, et äkki kuidagi ei olegi midagi selle aastaga juhtunud, aga oli jah. Nii et sedapuhku siis need firmad olid, kes siis oma ratastega siis jõudsid sinna meie testi. See peaks digis olema vist loetav ka juba nüüd, ma arvan, et juunikuu on käes, see läks juunikuusse, et võite vaadata kas netist või ka paberajakirjast. Et olid siis 2 Xiaomit, 2 Ninebot / Segway või on see siis vastupidi, Segway / Ninebot, sest Ninebot ju teatavasti ostis Segway kunagi ära ja see bränd kuulub nüüd neile. Ma ei ole ka ise täpselt aru saanud, mis pidi nad seda turundavad, et kuskil regioonis on nad vist rohkem Ninebot ja kuskil on nad Segway, aga mõlemad on sisuliselt üks ja sama asi. Ja siis 3. firma oli InMotion, ka Hiina firma, kellelt oli 1 ratas ja oli ka tegelikult 6. ratas seal siis veel. Ja see oli selline, nagu ma ütlen siis, Voltride'i kohalik bränd, mille nimi on G-Pad. Aga selle G-Padiga läks sellest natuke pahasti, et see oli prototüüp, et see ei olnud müügi valmis, et neil seal tehasega läbirääkimised muudkojaga käivad ja ta oli küll sõidetavana olemas 1 versioon ja sõitsime sellega ja ta testides justkui osales. Aga kuna teda vähemalt praegusel hetkel veel osta ei saa, võib-olla saab, ma ei tea, augustis äkki, võib-olla septembris, aga võib-olla hoopis järgmise aasta augustis. Ja seetõttu ei läinud ta siis sinna nagu testina niimoodi, kuidas ma ütlen, sellise võistleja rolli ei saanud ta sellest kuidagi panna, sest et kuidas sa siis paned, ütled, et kiirendab ja sõidab ja on selline, aga näete, osta saab võib-olla kunagi heal juhul. Ninebot, Xiaomi ja InMotion. Kas nüüd need, mis sul valikus olid, ütleme kohe orienteeruksin, et kas nad olid kõik sellise tippklassi mudelid igalt tootjalt või olid nad seal eriklassides, kesk, kõrg? See on ka loomulikult väljastpoolt vaadates kuidagi üsna keeruline, et Xiaomil on, tänane Xiaomi siis mudeli valik kannab nime 5. Et tal on siis Scooter, Xiaomi või Xiaomi, kuidas on õige öelda, Scooter 5 ja kui ma ei eksi, on seal vist 3 eraldi mudelit 5, millest meie võtsime siis sõita 2 ehk et Scooter 5 ja Scooter 5 Max. Võib-olla on seal vahel ka midagi, aga kuna ma ei ole nii suur spetsialist, siis ma võin siin ka täitsa eksida. On olemas ka Xiaomi 5 Pro. Just, siis oligi, vaat seal vahel on meil 5 Pro, et seda 5 Pro'd siis me ei mahutud sinna. iPhone'i klassifikatsioon tundub olemas tavaline ja Pro. Just, et see Max on siis nagu kõigem täna ja siis 5 on selline alumine trepiaste. Ja Ninebotiga oli peaaegu samamoodi, et Ninebotist küll läks sinna võrdlusesse siis just nimelt F3 Pro. Ma jään praegu vastusvõrgu, kas on olemas ka F3, võib-olla on. Igal juhul F3 Pro ja siis Nineboti selline tippratas on Max G3 hoopis tükis. Nii et selline numeratsioon ja 2 ratast ja InMotioni puhul tegelikult, kuna lihtsalt ei tahtnud päris tühjaks nagu jätta lahtrit InMotioni puhul, läks sinna ikkagi sellise väga algtaseme ratas, väike linnaratas InMotion Air.
et kuna eelmisel aastal oli seal InMotion Climber selles meie testis ja muide sellel Climberil läks vist väga hästi. Kas ta isegi võitis selle testi või Climber oli siis selline kaheveoline tõuks. Kuna selles osas mingit muutust ei olnud toimunud, siis läks InMotion Air, mis on siis vähemalt selles mõttes uuem mudel, et ta selles eelmises testis ei käinud, aga ta ei ole siis otseselt konkurent nendele kõige võimsamatele. Aga räägi mulle korraks sellest, midagi pärast huvitabki ennekõike see soodusots, sest et alati hästi huvitav vaadata, kuidas siis soodsama otsa tehnoloogia on arenenud, kas see on kvaliteetne, logiseb. Ma mäletan vist, kas võib-olla eelmine aasta või me rääkisime kunagi varem ka Xiaomi sellest kõige soodsamast mudelist ja oli nagu lihtne, lollikindel, aga odavama otsa mudelid, sa sõidad Tallinna tänavatel, mis on auklikud ja mõni võib-olla ei sõidagi sul rohkem kui paarkümmend kilti ja siis esimene monter on lahti. Sellest on muidugi nüüd raske teha järeldusi, sest ma ju sõitsin nendega ikkagi suhteliselt vähe ja millal mutter lahti tuleb, on raske öelda, et see odav ots praegu, seesama InMotion Air, mis oli siis selle võistluse võrdluse kõige odavam, 350 eurot ja ta on lihtsalt ülimalt selline minimalistlik ratas, tal ei ole siis vedrustust, disain minimalistlik, puhas ja aku suhteliselt väike, kui ma eksi, oli 270 või oli isegi vähem, ma võin kohe üle täpsustada ja 270 vatt-tundi, mootori nominaalvõimsus 350 vatti. Kõik sellised nagu basic nagu põhinäitajad on olemas, 10-tollised rehvid, trummel pidur ees, mootor tagaveoline ja kaal siis suhteliselt ehk mitte öelda väga väike, et kusagil 15 kilo kandis oli see mass, võib-olla natuke peale. Et ta nagu suhteliselt kerge. Ehk et sa saadki selle raha eest sellise niisuguse lühemate otsade ratta, mis näeb ilus välja, teeb oma asjad nagu enam-vähem ära, aga jõudluse poole pealt ja mugavuse poole pealt sa teed järeleandmisi nagu selgelt, et ma ei oska öelda, et kas need mutrid lahti tulevad, sest välimuse poole pealt ega InMotion on ju tegelikult ennast tõestanud kui täitsa kobe ja hea niisuguse renomeega tootja, et ma võiks arvata küll, et seal ei ole mingisuguseid kvaliteedi järeleandmisi, et ta ei ole nagu selle klassi ratas, mis siin ütleme mõned, esimesena meenub mulle Korea firma, et nagu Speedway, mitte üldse halvas mõttes, aga kes võib-olla teeb natuke rohkem rohmakamaid rattaid, et InMotion ikkagi kuulub ka sinna klassi, kuhu siis liigituks Xiaomi ja samamoodi ka Ninebot Segway, et sellised disainitud, siledad, ilusad, minimalistlikud. Ilmselt sa tunned esimesena seda, et sõidad sealt väiksest kõnnide äärest alla või teisest üles ja raputab sind. Ja seal eks selles mõttes nagu ikka, et see sama jutt kehtib ka nende kõikide rataste puhul, et kui sa hakkad nüüd rohkem maksma, siis sa saad kohe rohkem juurde just nimelt sellist mugavust ja jõudlust. Need on nagu kaks asja, et tulevad juurde ju vedrustus, et kallim ratas, tal on amordid, veel kallim ratas, tal on seal võib-olla hüdraulilised amordid, seal odavamatel või lahendus, mis võtab vähem ruumi ja võib-olla ei ole kohati nii tõhus, on see elastomeer nagu käänd vedrustus, mis on enamasti siis tagateljel, aga mis on ka kohati väga hea. Ja amortide puhul või vedrude puhul alati siis tasub nagu vaadata, et mis liiki ta on ja kui palju ta siis päriselt vetrub. Rattamõõt, enamik nendest oli 10-tolline, aga Ninebot Max G3 oli 11-tolline, ka mõjutab sõidumugavust. Ja siis kahtlemata sellist nagu, kuidas ma siis ütlen, nagu sellist üldist tunnetust nagu mõjutabki see ratta suurus ja võib-olla ka see astmelaua suurus, et kuidas sa sinna mahud, kuidas ta sul nagu sinu all tundub, et kui sul oli see juhtumisi suurem inimene, siis ilmselt tasuks võib-olla eelistada ka natuke sellist avarama olekuga ratast, olgugi, et kandevõimelt ei ole neil vahet, et kõigil on ta enam-vähem seal 120 kilokandis, vist Ninebot Max G3-le võis peale astuda, aga 130 kilone inimene, natuke suurem. Aga mis ütleme kui niimoodi üldistades öelda, et võib-olla mitte nüüd hakata igast mudelist siin praegu rääkima tervet interneti täis, siis tegelikult Xiaomid on jäänud ikkagi nagu sinna ju selle oma sellise kontseptsiooni juurde, et nagu võimalikult sellist ilusat ja võib-olla minimalistlikku sellist
nagu valmis paketti pakkuda, aga nad ei ole nagu väga sellise arendusega nagu mingit otsest sammu nagu minu arvates edasi astunud, et see tabloo on nagu sama seal keskmise stemmi peal, noh, võib-olla midagi on seal justkui nagu muutunud, aga ma ei saagi nagu tegelikult täpselt aru, et kui mul oli seal mis iganes, ma ei tea, kas eelmine Xiaomi oli siis 4 või oli see 3 või oli see lihtsalt mingisugune Xiaomi Mi skuuter või et kui ma natuke ka sellise mitte väga entusiastliku tõuksi inimesena neid vaatan, ausalt öeldes, aga ma ei saa väga palju aru, et noh, mis see uus Xiaomi nüüd nii väga parem on kui juhtumisi eelmine, aga Ninebot ja Segway olid küll nagu nüüd teinud valmis sellised rattad, mis mulle ka sellise tõuksikauge inimesena tundusid, et vau, et mõlemad need rattad, nii F3 Pro kui Max G3, nad olidki ägedad. Nende see display oli esiteks äge, see oli täisgraafiline. See tähendas seda, et sa said sealt kõiki asju, seadeid, asju valida. Ta toetas ka Bluetoothiga seda ühenduse poolt, et ta näitas näiteks helistaja nime, kui sul keegi helistas, noh, telefoni ühendasid ära. Siis ta toetas Here Maps'i põhist navigatsiooni. Nii et sa võisid siis, noh, okei, sa võid panna telefoni hoidiku loomulikult sinna juutrauale, aga selle ratta puhul, nende rataste puhul sa ei pruukinud panna, vaid sa said siis nagu need nooltega juhised kuvada kohe sinna ekraanile. Mis on ka nagu, noh, ennem sellist asja pole nagu näha olnud, et väga kihvt. Ja kogu see, no kõikidel ratastel muidugi olid suunatuled, seda peab ka ära mainima, et see ei olnud ainult Nineboti teema, et absoluutselt kõik võrdluse rattad olid siis saanud omale sellise pöidla, vasaku pöidla alla selle suunatule lüliti, mis iseenesest on nagu tore, et no jällegi ma nüüd loodaks, et siis ka võib-olla teismelised või lapsed või kes iganes väiksemad inimesed, kes tõuksiga sõidavad, äkki tõesti harjuvad võib-olla näitama suunatuldest, kui nad suuremaks kasvavad, võib-olla isegi autoga sõites hakkavad seda näitama, et äkki siis läheb olukord nagu paremaks, et inimesed näitavad suunda. Kas sa ka, ütleme, oskad hinnata, et tagant vaadates näiteks, et need tuled on nii ees kui tagaratta küljes? Tuled on tegelikult lenksu juhtraua, nad on väga nähtavad, nad olid kõikidel nendel ratastel siis lenkstangi otstes ja olid nagu nähtavad igas suunas. Et selles mõttes ta nagu paistis ka taha, sest enamasti see lenkstang on inimesest nagu laiem, kui sa juhtumisi meetri laiune seal ei ole. Et see tuli on näha igas suunas, tuli oli väga ere. Kõikide puhul tuled tegid ka helisignaali, aga no see helisignaal oli siis nagu mõeldud pigem, et sa ei unustaks suunda vilkuma, kui sa juhtumisi tõesti mingil põhjusel ei näe, et see vilgub, aga võib-olla sa ei pane siis liikluses tähele. Et kõige kallimal Ninebotil said ka seda heli, see ei olnud piiksumine, see oli mingi imelik kõll, aga see ei kostnudki nii hästi välja. Aga kui ma ei eksi, siis Xiaomi'del ja teistel Ninebot InMotionil ta siis oli selline piiksuv. InMotionil see suund tuli välja alati automaatselt. InMotionist oligi nii, et sa vajutasid seda lülitit ja tegelikult suund tegi alati oma 5 vilksu ära ja siis jäi seisma. Nii et kui sa kogemata panid sisse, siis sa pidid lihtsalt need 5 vilksu alati ära ootama. Teiste rataste puhul ikkagi suund jäi sisse ja sa pidid siis selleks, et suund välja tuleks, uuesti seda vajutama. Ma nüüd jälle enam ei mäletagi, kas samale poole või teisele poole, sa pidid seda lülitit korraks siis vajutama, et suund tuleks välja. Aga see on liikluses, ma kutsuks väga kõiki rattureid ja muid mitterattureid, ka autojuhte, palun näidake suunda, et see on nii elementaarne, eriti kui sa kas või sellise, noh, ütleme 2 või 1 rattalisega sõidad, oled selle tee parempoolses servas ja noh, juhtub mul ka tihti sellist olukorda, kus nagu ülekäigurada tuleb üle tee ja ma tahan keerata vasakule. Ja siis võib tekkida mul nagu mulje, et noh, et nüüd ma kohe rauhti lähen sinna ülekäigurajale ja sööstan vasakult üle tee, mis on nagu täiesti suitsiidne manööver. Et alati tasub näidata suunda, et kui sul on nagu mingisugune vasakpöörde mõte täna liikluses plaanis, siis noh, kas kätega vehkimine või suunatule näitamine kindlustab või vähemalt annab lootust, et sa jääd seekord ellu. Et see on tegelikult nagu hästi oluline, et selles mõttes on hästi kihvt, et nendel ratastel suunatuled nüüd külge on pandud. Ja noh, see Ninebotide puhul siis mõlema puhul, aga noh, Max G3 puhul eriti, et väga hea ka jõudlus, seal on siis tippvõimsus mootoril lausa 2000 vatti. Et oli ainus ratas, no me tegime seal lauluväljaku testid, jälle sõitsime nendest kallakutest üles. Kõige järsemast, mis sealt täpselt keskelt läheb siis, kus on siis meie lauluisa kuju, kui ma ei eksi, seal istub, et sealt kõrvalt läheb see kõige järsem tõus üles, sealt tegelikult ükski teine nendest ratastest üles ei suutnudki minna. Eelmisel aastal läksid sealt üles need 2-veolised rattad, et InMotion Climber läks sealt üles ja olid seal vist veel mõned, aga noh, selle aasta võrdluses kõik olid tagaveolised, meil ei olnud ühtki sellist 2-veolist ratast. Ja Max G3
ikkagi jõudis minu kaalu all seal väga krapsakalt, kas see mingi 10-11 sekundit oli ta sellest poolest lauluväljakust startides sealt üles, kui teised rattad jäid poole peale. Ja tegime ka kiirenduskatseid. Kiirenduskatsed nende rataste puhul muidugi, kuna kiirus on piiratud täna ikkagi kõigil 25 kilomeetriga tunnis. Seal võib-olla on selliseid hämaraid ja mõningaid teid, kuidas neid piirajaid muuta, sest tegelikult võimekust mootoritel oleks. Aga ametlikult ei hakanud seda poolt torkima. Otsite kuskil netiavarustes ringi, siis võib leida seal mingisuguseid imelikke vihjeid, et saab kiiremini. Ühesõnaga nad sõitsid kõik kuni 25 kilomeetrini ja seetõttu see kiirenduskatse me tegime selle endiselt, kui ma ei eksi, kas oli vist märkisime 16 meetrit maha, et muidu lihtsalt juhtub see, et need võimsamad rattad kiirendavad selle kiiruse juba nagu saavad kätte ja siis lihtsalt kulgevad selle 25-ga, et seal osas need vahed olid selles mõttes suhteliselt mitte üldse väga suured, et seesama kõige lahjem InMotion Air 270 või vist oli 350 vattise mootoriga kiirendas siis selle testmaa 4,2 sekundiga ja kõige võimsam Ninebot Max G3, millel oli muide boost režiim. See boost režiim oli ka nagu naljakas, see oli selline asi, mida sa pead siis stardis hoidma all mingit kas piduriheeblit ja gaasiheeblit või korraga pead neid all hoidma mingid sekundid ja siis ekraani peal nagu tuleb sihukene graafika, mis siis kerib ühte sellist nagu tulpa ühele pool ja aktiveerib siis boost'i ja kui sa siis hoiad need all seal paar sekundit, siis on boost mode on active ja siis juhtub see, et kui sa nüüd stardist lähed, siis on boost ehk et siis on nagu kogu see 2000 vatti on sul seal tagarattas ja siis pidi ikka olema tõesti ettevaatlik, et ikka esiratas maha jääks. Et siis ta ikka startis väga rapsakalt ja selles boost mode'is siis ta meie kiirenduskatse läbis tõesti 3 sekundiga. Aga see vahe ei ole üldse, nagu sa näed suur, kõige väiksem 4,2, see kõige kiirem boost mode'is 3,0, aga isegi kui sa nüüd ilma boost mode'ita siis selle kõige võimsama rattaga startisid, siis oli kiirendus oli 3,5 sekundit. Nii et 0,5 sekundi sisse mahtusid peaaegu kõik need rattad selle 16 meetri peale, et nii-öelda tavalises linnaliikluses siis ei jää tegelikult sellest võimsusest puudu, aga puudu jääb võimsusest just siis võib-olla, kui sa keerad nagu linnaliikluselt, ma ei tea, kas muru peale või just nimelt mingile tõusule, olgu see lauluväljaku tõus või kui su koduteele jääb ikkagi nagu väikest mingid künkad või kodu või poeteele, siis seal sa võid avastada tegelikult väga ruttu, et sellel lahjemal rattal lihtsalt ei ole jaksunud, ta ei veagi sind sealt üles, sest ega laugema tõusuga oli samamoodi, et sellest laugemast tõusust, mida me siis vaatasime lauluväljaku nagu ülalt vaadatuna, oli see siis parempoolne tee, kui te lähete sinna juhtumisi jalutama Tallinnas, kes on, me räägime siis Tallinna lauluväljakust, ma igasugust täpsustan üle, et Eestis on rohkem linnu natukene. Et paremalt poolt üles minnes on selline laugem osa ja sealt samas see InMotion Air ka tegelikult üles ei sõitnud, et tema jõudis sealt alt 18 meetri kaugusele, kui siis kõik teised rattad ikkagi vedasid ennast sinna üles välja või mitte üles, vaid 25 meetrit märkisime maha sealt alt. Nii et 25 meetrine selline tõusukatse oli, mille siis InMotion Air läbis ainult 18 meetrit sellest 25-st, aga siis teised rattad ja kõige võimsam nendest Ninebot Max G3 sama vahemaa ehk 25 meetrit tegi siis 5,3 sekundiga ja teised rattad seal 7,7 ja kõige aeglasem oli siis Xiaomi Scooter 5, see kõige lahjem tavaline tõuks, see läks siis 10 sekundiga. Nii et mingisugused erinevused selles võimekuses on, aga alati see võimekuse teisel pool või kaalukausil on siis sõidu ulatus. Ja nende rataste akumahtude põhjal, ma juba seda InMotioni akust olen rääkinud, 270 kilovatti, või vabandust, kilovatti siiski, vaid vatt-tundi, siis Ninebot Max G3-l 597, nii et peaaegu 600 vatt-tundi, teisel Ninebotil 470 vatt-tundi ja 477 ja 477 ka Xiaomidel mõlemal. Et see tähendab seda lihtsalt, et kui teie kodutee on ainult mäest üles, siis tegelikult ikka akut kulub väga palju, et selle sõidu ulatused nagu tootjapoolsed, need olid InMotion Airi puhul lubati 45, Max G3 Ninebot lubas koguni 80, teised jäid siis 70-60 kanti. Et need on ikkagi kõik mõeldud nagu või arvestatud. Kas need on allamäge numbrid või? Need ei ole päris allamäge numbrid, aga nad on ikkagi sellised numbrid, et sellise keskmise kaaluga keskmine inimene sõidab keskmisel teel, mis on siis pigem väga sile. Ja tuul pigem kindlasti ei ole vastu.
nii et need on sellised väga keskmised numbrid, mis võivad väga palju muutuda, kui inimene ja teeolud enam nii keskmised ei ole. Et tegelikult üldiselt üldse kogu sellest aku mahust ja sõiduulatusest, mulle on jäänud nagu selline, nagu mõnes mõttes täitsa toimiv rusikareegli valem silma, et kui sa võtad selle aku mahu, mis on siis vatt-tundides, ja sa jagad selle 10-ga, et siis sa võid tegelikult saada mingi sellise hinnangulise indikatsiooni pigem kaugele see ratas sellises, võib-olla natuke raskemas keskmises olus jõuab, nii et kui see 300 siis 30 kilti. Jah, et Ninebot Maxi puhul siis 600 ja 60 kilti, aga veel kord jah, kui sa hakkad mäest üles pressima, siis ka see ei pea paika, aga üldiselt mingisuguse sellise keskmise indikatsiooni sa saad, teistpidi sa pead muidugi arvestama ka, et kui aku on ikkagi suurem, siis aku jälle on raskem, siis on kogu ratas raskem ja kindlasti ka aku jälle laeb aeglasemalt, et need laadijad, mis olid komplektis, need on üldiselt kipuvad olema sellised, jäävad alla 100 vatti lausa, et nad laevad ikka nagu kuradi aeglaselt, et ilmselt ongi mõeldud, et sa lähed tööle või ööle, sa paned laadima, siis ta on täis, aga kui sa nüüd juhtumisi, ma ei tea, tahad selle rattaga näiteks saavutada finantsvabadust kullerina, siis ilmselgelt sa ei saa laadida mingi 8 tundi oma ratast, et tegelikult ta ka siin eristus väga hästi ka seesama kõige kallim ratas või kõige ägedam Ninebot, siis Max G3, mida muudkui siin kiidan, sellel oli sees kohe vahelduvoolu laadija, paned selle otse seina, et sul ei ole seda toiteblokki või seda alaldit mingi eraldi kaabli otsas ja see lahendus, et sa said siis otse panna sinna laadija külge, laadis siis aku täis 3,5 tunniga, mis on väga-väga ruttu, et teiste puhul need laadimisajad jäid kõik sinna 8-9 tunni juurde ja samamoodi võisid sa veel Nineboti puhul, tal oli olemas veel ka see nii-öelda tavaline port ka, nii et sa võisid siis võtta selle oma alaldi ja pista veel selle siis sinna lisaks ja siis sa said laadimisajaks lausa mingi paar tundi või sinna peale natuke. Et iseenesest jälle väga, väga kõva sõna, et minu arust see nagu mugavuse mõttes on hästi äge, et sul ei ole seda laadi, et ma alati vannun need igasuguste toiteblokkide ja kolakatega. Sest kui sa lähed ka kusagile, ma ei tea, sõidad tõesti, kas ma ei tea, tõuksiga või reisile ei sõida, aga te lähed mingisugusele matkale, sa tead, et sul on seal kuskil mingi kohvik, selle asemel, et kaasa võtta siis kolakas laadija, sul piisab ainult toite juhtmest ja sa saad seal kohvikus ka võib-olla seda elektrit küsida. Ei, ma tegelikult mõtlesin juba küsida, et kui tal on ikkagi need erilahendused ja vaadates, et meil nii on saateaeg läbi peaaegu, et kas see tähendab, rääkides lõpus hindadest, kas see tähendab, et selline, see maksab ikka tuhandetes või? 4-kohalise summa see ratas? Ei, et tuhandetes ikkagi ei maksa neist ükski, ma kerin siis kohe praegu need hinnad läbi, et see kõige odavam oli InMotion Air, mille hind hakkas siis 349, kui täpne olla. Ja kõige kallim, kõige ägedam Segway Ninebot, Segway Max G3, mille hind 899, 900 eurot. Ta on tõesti oli hea ratas, ma veel kord nagu rõhutan, et minu arvates tõuks on üldse nõme, ärge sõitke tõuksiga, sõitke üherattalisega, aga kui te tahate sõita tõuksiga, siis see Segway Max G3 on väga äge tõuks, et ta ei ole selline power tõuks, ta ei ole see, mis on sihuke mingite suurte hirmsakiliste rehvidega ja selline, et rebib seal tõesti 100 sind ja siis sa jääd kõikidele vahele ja siis sõidad ennast surnuks lõpuks. Ta ei ole see tõuks, aga ta on just selline mõnus sükene GT-klassi tõuks nagu linnaoludesse. Ta on nagu äge, kõik need lahendused, ekraanid, laadijad, võimekus, piduritest ma väga ei rääkinud, need olid kõigil sellised, need ei ole selle klassi ratastel kõige teravamad, aga teistpidi mitte liiga terav pidur on jälle mõnes mõttes nagu ohutu, sest pidurdamisel teadupärast võib juhtuda see, et kui liiga terav on, siis põhimõtteliselt kõik muud jäävad maha ja sina enam ei jää maha, et see on tõuksi puhul isegi nagu ohtlik, aga lihtsalt selle 900 euro eest sa saad sellise super mõnusa, mugava juhitavusega ratta, mida ma muide ka jälle ei maininud, et tuli praegu meelde, siin kerisin seda kokkuvõtet, et Ninebot ja Segway on ju, ma ei tea, kas lausa patenteerinud mingisuguse omapärase lahenduse, mille nimeks nad ütlevad olevat Segride. See tähendab seda, et esiratta on nad siis nihutanud mingi sentimeeter või paar nagu tahapoole sellest
nagu sellest längstangi toru või mis on sellest jooksu nagu keskjoonest või et kui muidu sa vaatad, et see esiratas on siis nagu selle esikahvli või selle toru nagu mõttelise pikenduse peal, siis Ninebot just ka avastas, et jube äge on see, et kui me natuke nihutame seda jooksu või esiratast, kuidas on õige nimetada, tahapoole, et siis muutub kohe ratas nagu rahulikumaks ja stabiilsemaks. Ja see nagu oli, mulle tundus küll mingisugune väike tõetera oli selles jutus sees, et oli nende Ninebotidega nagu hea sõita, et just kuidagi mugav ja selline, noh, et see nagu muutis rattast sellist närvilusest võttis nagu natuke ära, sest noh, muidu tõuksid kipuvad olema kuidagi siuksed, et no ühe käega ei soovita neil igal juhul sõita, aga noh, kui sa pead ja tahad, siis vähemalt tasub seda teha just Nineboti või Segway'ga. Et noh, pidurid jah ei olnud hüdraulilised ühelgi, et olid ikkagi trossidega. Ja muide, sa saad ka panna, ma ei ole vastuse võlgu, et kas Xiaomidel kas sai, äkki ikka saab, et Ninebotidel sai ka panna sinna selle jala nagu laua ette või selle toru alumise osa külgega lisaaku. Nii et kui sa juhtumisi tahtsid kaugele sõita, siis sa panid selline puntsu sinna juurde. Road tripi aku, see käiski, see oli 450 või 60 vatt-tundi. Kinnitus sinna ette, et see võimalus oli ka olemas. Aga ühesõnaga, kui sa ei taha siis päris 900 eurot maksta, siis 649 eurot pead maksma ja saad selle Segway F3 Pro, mis oli lihtsalt natukene väiksema jõudlusega, natuke kehvemate piduritega, natuke väikesema akuga, kaalus sellest ka natuke vähem. Et ikkagi nad olid üle 20 kilo kõik, aga ka väga hea ratas selle raha eest, see nagu nuti ja ekraani pool, see kõik sama, aga tõesti tal ei ole seda seesmist laadijat enam. Ja siis noh, kui sa juba nüüd vaatasid veel allapoole, noh siis mulle jäi ikka pigem sihikule just see InMotion Air, mis maksis siis ka väga vähe. Aga noh, kui sa mingil põhjusel ikkagi tahad Xiaomit, siis nende hinnad Scooter 5 eest küsitakse täna 449 või 450 eurot ja Xiaomi Electric Scooter 5 Max siis on 650 ja see 5 Max on küll selline ratas, mille peale ma ütleks, et selle eest ei ole mõtet maksta 650, siis pigem osta omale juba seesama Ninebot. Just, ja sa maksad ka 650, sa saad minu arvates palju ägedama ratta. No kas parem on nagu vale sõna, aga ja väga head olid ka muide InMotion ja see, kui tuled, et vaatasin ka pimedas rataste tulesid, kõigil need tuled on seal längstangi ülaservas, aga InMotioni puhul nad tõesti valgustasid väga mõnusalt ühtlaselt ja sai ka seda valgusvihku või tulenurka sai veidike muuta, et sa võisid siis keeratada lähemale või kaugemale ja see ka toimis väga hästi, et kas oli ka InMotion see, mille sai vist tulenurka muuta, aga InMotioni puhul pigem oli see, et kui sa keerasite kõige lähemale, siis ta vist näitas umbes meetri kaugusele ja kui sa keerasid ta natuke kaugemale, siis ta näitas mõned meetrid kaugemale, et sellel ei olnud nagu sisulist mõtet. Nii et ühesõnaga, kokkuvõttes ma sain teada, et Ninebot ja Segway on teinud arendustööd kõvasti ja on teinud nagu ägedad rattad, aga Xiaomi nagu teeb umbes samasuguseid rattaid. Sama mis varem, jah. Sama mis varem, nad ei ole üldse vähem ägedad, nad on ikka sellised siledad ja toredad, aga kuidagi nagu ei ole sellist, et miks ma peaks nüüd selle täna võtma, et siis igal juhul võite minna küll lähedalt vaadata ja proovida just nimelt siis Segway kaldkriips Nineboti. Väga hea ülevaade ja siis on nüüd suvel, kes tahab, sõitke, proovige siledamal või tõusuteel lauluväljakul või mitte. Ja muidugi ütleme siin, et seesama G-Pad Joyride 2 oli siis see nimi selle rattal, mis oli prototüübi staatuses, et ka see ratas tegelikult testides näitas päris häid tulemusi, aga seal oli mõningaid nüansse, mis võisid nagu natukene kriitikat ja virinat põhjustada, ma ei hakka nendesse üles lugema, sest kuna ta oli nagu prototüüp, aga ta pidurdas väga hästi, ta on hea jõudlusega ja nagu ikka G-Padidel kombeks on ta ka suhteliselt hea hinnaga. Kas see hind peaks nüüd olema kuskil vist 700 euro kandis, aga ta on ikkagi nagu pigem konkureerib nagu ka selle linnatõukside tippklassiga. Et kui see ratas jõuab tõesti kohale, no siis võib-olla jõuan ka mina veel korraks sinna peale astuda ja teha siis võib-olla sellest mingi eraldi testike või lugu. Ja noh, kui ta nüüd ei jõua kohale, siis ta jõuab järgmisel aastal kohale, et plaan igal Voltride'il on see uus Joyride ka kindlasti kohale tuua. Ja noh, oleks see ka võib-olla väärt konkurent nende kõrval tõesti, aga noh, täna see seisuga seda nagu pole, et ikkagi siis sellest valikust jääb üle endiselt seesama Ninebot kaldkriips Segway. Selge pilt, siis on valikut võib-olla veel lisandumas.
igatahes sellega tõmbame siis tänasele saatele joone alla. Võib-olla saite häid mõtteid meie jutuajamisest ja äkki teil on jagada meiega oma kogemusi ja plaane. Kindlasti tervitame ka Meelist siinkohal, kes ikkagi täna meie kuulaja. Ta pole ammu olnud võimalust meie saadet kuulata. Lõpuks ometi on tal see võimalus. Aga teistele kõigile ütleme, et teil on taas võimalus meid kuulata 1 nädala pärast. Praeguseks aga nägemist. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.